videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi järjekordne nädal algamas ja ei ole midagi parata, meie püha sõda läheb edasi vääramatult kui saatus või miski muu taoline asi, mida selge silmaga ei näe, aga mida on kuradi hea süüdistada. Olge tänatud kõik, kes te toetate meie tegevust. Ilma teieta võiks käru olla juba kummuli, aga ei ole ja küll see käib mõnele närvidele, hoia siit ja keela sealt. Täna, nagu me teame, on stuudios ei keegi muu kui väljauuriv ajakirjanik Andres Raid, kes on kaasa toonud selliseid tõkkeid väljauurimistele, et pealkirjast naljalt kaugemale ei saagi, aga see on ka juba hull küll ja näitab ja üleüldse. Lugesin minagi pealkirju siin vahepeal ja sain teada, et näe, paugud ei hirmutagi lapsi, lapsed on ära harjunud. Teine asi, teeme tänavad kitsamaks, autojuhid harjuvad sellega ära. No me võime harjuda ka sellega, kuidas võimutsetakse. Aga ikkagi miks, Andres, ütle miks? Harjuda võib tere muidugi kõigepealt. Harjuda võib kõigega, inimene harjub ka poomisega, siputab alguses natuke jalgadega ja pärast rahuneb maha, harjub ära. No nii ongi. Tähendab, sellega on harjutud, et teised harjuvad ära. Iseasi kas lepivad, no aga seda mitte leppimist või leppimist, no leppimist saab muidugi väljendada või kuidagi moodi oma kepslemisega või siis mingi muu tantsu abil või ka siis niisuguste sisemiste seedimise tulemusena väljutatud püksigaaside abil, vorneguti laenates. Aga juhtub kogu aeg ja üha hullemaks läheb, tundub vähemalt niimoodi. Kui säilitada mingisugune terve mõistus või selline harjumuspärane mõtteviis, juba aastatuhandeid vana loogika, põhireeglid või seisukohad, siis tundub, et üha hullemaks, aga samas ka muidugi huvitavamaks, sellepärast, et no siin ära võta nüüd midagi isiklikku, aga milleni üks inimene võib langeda, kui ta oma hinge eest hoolt ei kanna. Võtta see hinge eest hoolt kandmine on muutunud suhteliselt lohakaks või üldse maha jäetud tegevuseks, unustatud tegevuseks ja sellepärast tulevadki niisugused pealkirjad ja tulevad niisugused mõtted aga muide, need ei ole omavahel lahutamatud, need mõtted ja kirja pandud asjad paratamatult nad annavad mingisuguse ettekujutuse või kirjeldavad kas paremini või halvemini, aga igal juhul kirjeldavad seda olemasolevat inimmassi ja seda valitsevat moraali ja kõiki seisukohti ja mingisugust ka üks mõttemalle või mõttemudeleid, mille abil enam mitte maailma mõtestada, vaid teist kuidagi või teisega manipuleerida. No see tundub olevat niisugune ainukene eksemplar ja vene keeles on üks väga hea selline mõttekäik, et kanalaseadus. Vene keeles ta kõlab ka veel hästi, aga tõlkes tähendab ta umbes seda, et see on kanalaseadus number 1. Igaüks püüab upitada ennast nii kõrgele kui vähegi võimalik, nokkida läbi kõrval olev ja lasta täis see, kes all on. Aga see on ju, tähendamissõna meie poliitikute kohta. No nii ta kipub olema, paratamatult selline võrdlus tekib ja andke andeks, kui see kellelegi liiga räige või liiga otsene või liiga täpne äkki, liiga otse öelduna tundub. Vaata, Andres, siin on üks nüanss veel. Sa ütled, et
no mõned mõtlevad ja kuulavad ja nii edasi, aga neid jääb vist järjest vähemaks. Ja veel vähem on neid, kes aru saavad. Ja kui me vaatame, mis toimub meie kommentaariumites ja reklaamis, siis tead, mulle meenub kangesti James Joyce, kelle tähteost ma loetud ei saanud. Täpselt nii, sest sellega pandi alus inglise keele lagunemisele, ühesõnaga rünnati seespoolt. Ja kui ma eile saatus heidab mu ette ju ka igasugu kuradi kivisid ja kände, sattusin Temu peale, siis ma ei saanud üldse aru, mis keeles ja kellele. Eesti keele sõnade moodi vidinad, jebinad on seal niimoodi ritta aetud, aga arusaamine on küll selline, et noh, ma ei tea, mis kohaga peaks mõtlema. Aga kes on öelnud, et peab mõtlema? Ega seda vist üheski pühakirjas ei ole. Ei ole. Mitte kuskil pole mingisugust eesmärgina mingisugust mõtlemist, veel vähem eesmärgina võib leida kuskilt millegi väljamõtlemist, mõeldud asja ka ära tegemist ja kuidagi selle läbi oma elujärje tõstmist ja nii edasi. Ja see on meie AI täna. Lapsukene teeb kõpp, saab õige vastuse, aga ta kaotab mõtlemisprotsessi. Vaata, siin on nüüd selle AI-ga on ka omamoodi. Ma ütlen nüüd midagi niisugust, mis peaks väga paljud ütlevad, kuule, kas palju joonud või pole üldse enam söönud ja või kuidagi niimoodi, sellepärast, et selle AI-ga nüüd ma ei tsiteeri oma peas välja mõeldud, vaid maailma üsna helgeid päid. Mõnede arvates seda AI tegelikult ei olegi olemas. Mille pärast? Sellepärast, et intellektile kui sellisele on omane pidev enese täiestus toetades oma kogemusele ja ta on suuresti isereguleeruv protsess. No intellekti ei saa seal olla kopka eest. Ei olegi. See baseerub kõik juba kirja pandul ja välja öeldul. Seal selles mõttes midagi uut ei ole, aga uudsed on kombinatsioonid. Ja siin on ka mitmeid tähelepanekuid juba maailmas tuleb, näiteks keegi advokaat Inglismaal kasutas AI-d, tal oli mingisugune kaasus lahendada ja see pakkus välja talle terve hulga juba toimunud kohtukaasusi, mille alusel võib teha seda, võib järeldada seda ja ta tuligi sellega kohtusse. Aga kohtus juhtus olevat vastaspoole advokaadid, juhtusid olema sellised tähenärijad, kes panid kõik hoolega kirja, mida ta ütles, kontrollisid, selliseid kohtuasju ei ole kunagi olemas olnud. See niinimetatud AI mõtles välja ka kohtuasjad, mille põhjal ta need lahendid välja pakkus. Ja nüüd on siis veel teine niisugune praktiline asi jällegi. Näiteks kui me siin kahekesi tahaksime teha kas siin remonti või kuskil, ma ei tea, kõik midagi ette võtta, kuskil midagi teha või isegi ära teha, siis hakkad neid muutujaid pakub see AI niivõrd palju välja, kui me sõnastame selle küsimuse veel natukene keerulisemalt ja pakume omalt poolt juba mingisuguseid alternatiive välja, siis neid lahendeid võib tulla sealt välja otsida kuni sadu tuhandeid. Binaarsüsteem ja paneme igale maleruudule 2 korda rohkem kui eelmisele ja süsteem ongi koos. Ja selles mõttes ei maksa olla nii väga optimistlik, aga ju siis on ette nähtud, aga fakt on muidugi see, et õppijalt, koolis näiteks või ka väljaspool kooli inimene võib õppida igal pool. Oma mõtlemisvõimet pärsib see päris kindlasti. Kui ei muuda üldse see aju, kui ma ei tea, võib-olla säilitatakse mingisugused instinktid, lõppude lõpuks on neid 2 tükki ainult haaramine ja neelamine.
no kui selline perspektiiv peaks olema meelitav ja ligitõmbav ja kuidagi ahvatlev, siis palun väga laske käia, aga jätke teised inimesed rahule. Teised, kes tahaksid oma peaga natukene vahetevahel mõelda mingitest päris asjadest ka võtta. Ebaõnnestumiste üle natukene kurvastada ja õnnestumiste üle vastupidi rõõmu tunda ja nii edasi, nii edasi. No miks seda kõike ära võtta? Aga see AI, jah, selle vaimustus, siin näevad muidugi väga paljud need, kes oma peaga mõelda ei suuda, viitsi või taha. Et näevad päästelõngad, et aga AI, meil on ju AI nüüd ja AI. Sellisel juhul võiks ju üldse selle igasugused ministeeriumid ja ametid võib-olla kokku tõmmata ja usaldada selle kõik AI-le. Ma muide ei ole üldse kindel, et saaks kehvem. Aga ma ei ole muide ka üldse kindel, et inimesed, kes harjuvad AI-ga, on võimelised mõistma, mida ta siis nüüd ütles. Jah, ei, seda loomulikult ka, aga kui seda tehakse sellisel veenval moel, näiteks nagu meil esinevad mitmed poliitikud, no võta või Joller või Kristina Kallas või no, on sul veendumus, et nad saavad aru, mida nad räägivad? Ei. Või mõistavad? No kaks ise asja teeme kohe selgeks. Aru saad keelest ja mõistad, mida öelda tahetakse. Näiteks kui sa ütled... Mõistad mõtet. Kui ütled tütarlapsele, et no näe, täna on selline ilus kena õhtu, siis aru saad sa sellest keelest, et on täna ilus õhtu. Aga mõistad, et siin on, sisaldub võib-olla isegi üks väike ettepanek. Teine plaan. Aga muide, sinu näite pealt võib öelda, et on ka parteisid, mis tervikuna on rakendanud AI-d, sest vaata, mul tekkis kohe küsimus, kui ma näen plakateid, muutus algab Kristiinest, muutus algab Haaberstist, muutus algab Raplast. Aga kus ta lõpeb? Ei. Kui muutus algab näiteks Haaberstist. Leebe Freund, kas need muutused omavahel kokku ka sobivad? Ei, ega tähtis on muutus. Mille jaoks, kes, kui palju, mille eest, mis ressursid, mis on hindamise kriteeriumid, kes hindab, mis välja tuli, mis edasi saab ja nii edasi. Ja noh, ega see ei ole tähtis ju. Tähtis on, et uut moodi. No parem see ja parem teine, aga kõige selle vasak see ja vasak kolmas. No jah, võib ka niimoodi, aga kui ma loen, et tänav tehakse selliseks, et ei saa seal enam parkida ja kui keegi nuriseb, öeldakse koli teise kohta, siis ma küsin, kelle kuradi jaoks see tänav tehakse selliseks, kui ta kohalikele ei sobi. Vaata, see on teine asi, kuna nüüd enam, ma saan aru, et ei ole, kandidaat ei ole seotud ka oma mingit päris elukohaga seal, kus ta tegelikult pesitseb, siis on täiesti ükskõik. Sa võid Mõisakülast arvata tallinlasena seda või teist või Mõisakülal elanikuna Tallinnast ükskõik mida. No ja siis sa ei vastuta niikuinii mitte millegi eest. Sa vastutus printsiibis puudub. Kui keegi nüüd ütleb, et et minister näiteks vastutab tema ameti valdkonnas toimuva eest näiteks või ma ei tea, siis on ainuke küsimus, mida tasub esitada, on see, milles see vastutus seisneb. Tegid, ei teinud, läks õigesti, läks valesti, läks natuke valesti, ei tulnud üldse midagi välja. Varastasid paljaks, tegid tühjaks. Milles seisneb vastutus? Vaata, liebe Freund, vastutus on selles, et sa astud tagasi alles siis, kui kõik on välja kanditud. No astud tagasi ja lähed tagasi näiteks parlamenti. No jah, siis teed sammu vasakule või paremale. Astud teise erakonda ja oled jälle seal nimekirjas, Täpselt nii. Aga kus see vastutus on? Ja nüüd ma küsin, kui palju on neid, kes nimetavad ennast Eestiks, kes nimetavad ennast parteiks. Kui sina oleksid mõne partei liige, siis sa võiksid olla automaatselt kas oravaraibe või kesikumölakas või parem idioot või ma ei tea mis. Automaatselt, ilma et sa teaksid, mida need 2-3 juhti teevad.
me teame, mis asi on liige, eks ole, noh, tähendab natuke ülekantud tähenduses. aga sa tead, kui sinna liikme otsa riputada fotoaparaat, mis siis on? no, siis on juba korrespondentliige. ja asi seegi. muidugi. kuule, aga lähme, ma loen sulle mõningaid ja mitte ainult sulle, vaid ka lugupeetud kuulajad-vaatajad teile ka. võtan jälle paberi ette, et keegi ei süüdistaks. allikad on meil kõik oma peavoolu väljaanded, nii et paluks mitte süüdistada meid mingite põrandaaluste ma ei tea, väljaannete või vaenulike portaalide või siis ma ei tea, millegi kasutamist. kõik on peavool. Õhtuleht annab teada. TV Kerge elu uurib Külli Taro uurib elu. Külli Taro ütleb niimoodi, Külli Taro on ametniku eetika nõukogu esimees, kes tegeleb Tallinna Tehnikaülikoolis avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni teemadega. Tähendab, meil avalikku sektorit juhib Külli Taro. Tuleb välja, et on olemas ka mingisugune ametniku eetika. Kuidas erineb ametniku eetika muude inimeste eetikast? Tähendab, kui tavaline inimene teab, nii-öelda tavaline, ma vihkan seda tavalist, aga tavaline inimene, ütleme siiski ülekantud tähenduses teab, et varastamine on halb, valetamine on halb ja veel palju asju on halb ja sellele vastandina õiguse rääkimine on hea, sõbralikkus on hea, vastastikune abistamine on hea ja nii edasi ja nii edasi. ma ütlen sulle, ametniku eetika on paberipõhine. Paberipõhine, selge. Nüüd ma kunagi sinna samasse Tehnikaülikooli saatsin teabenõude selle kohta, Nurkse instituudist oli jutt. Nad jälle juhtisid midagi, ma ütlesin, et mis on juhtimise objekt, küsisin. Ja sealt oli mingisugune A4 jagu mingit tõelist nonsensi vastust oma küsimusele ma ei saanudki. Ja siin on täpselt seesamane avaliku sektori juhtimine. Avaliku sektorit ei ole võimalik juhtida. Juhtimise objektiks on protsessid. Täpselt nii. Kui me räägime nüüd siin spetsialistiga, ta peaks olema selle koha pealt eriti tähelepanelik. Aga nüüd on tähelepanuväärne asi on see, mida ta ütleb. Kui me laseksime lahti kõik, kes on milleski eksinud, siis meil ei jääkski väga palju ametnikke alles. No ja mis see salva on? Aga see tähendab, et meil ametnike kvaliteet on siis selline, kes enamus on kuskil kas eksinud või... Ja nad on eksinud paberile kirjutatu suhtes. Jutt käib muidugi antud juhul siis Vahur Kraftist. Jätame ta isikuna rahule, aga fakt on see, et komisjon jõudis järeldusele. Fakt on see, et Eesti Panga president ütlesid avalikult välja, et paberid Veebfondist jutt olid võltsitud. Allkirjad võltsitud. Allkirjad võltsitud. Ja nüüd me ütleme, et tegemist oli eksimusega. No vaata, eksimus selles mõttes, et nad arvasid, et ei jää vahele, aga nad eksisid. No kui palju on meil neid pisiasju, kus ka eksis, no tõepoolest eksis kuupäevaga. Eksis autojuht 80 eurot trahvi. Plärts ilma pikema jututa, eksisid 2 kilomeetrit rohkem, automaat pildistas üles, palun, kuulge vabandust, ma eksisin. Te võisite ju eksida, aga trahv tuleb ikka ära maksta. Eksis sapöör, sugulased saavad pika laua taha. Jah, ja huvitav küll. Kuule, aga valimistega seoses Gruusias olid valimised, kohalikud valimised, valiti linnapäid ja 60% ja 70% igal pool ja niimoodi võitis praegune. Igal pool Gruusias võitsid praeguse valitsuserakonna Gruusia Unistus, nende pooldajad. Ainuke, kes rahul ei ole, see on Euroopa Liit ja loomulikult meie juhtkond. Kuidas nii? Tuleb protestida. Oota, kas see ei oleks nagu Gruusia rahva asi? Nagu nende valimised seal või kuidas moodi? Sama Moldova ja sama on muide
ka Rumeenia ja Ungari president Ungari, ütleb ju ausalt, et Ja nüüd on järgmiste vaalis. valimistega tehakse mulle ära. ja siis no Tšehhi, palun väga. jah, kui Tšehhi rahvas otsustas sellisel viisil, et vot nüüd see üks või teine või kolmas, mis see meile peaks korda minema? see on nagu Adolf Hitleri kirjeldatud Austria-Ungari keisririigi lagunemine, mis algas sellest, et ääremaad hakkasid tähelepanu pöörama oma rahvusele ja oma rahvuse huvidele. kui Sapöör Voditška otsustas, et nüüd tuleks valida vot kõrtsmik Palitšek näiteks. no mis siis meil sinna kaasa rääkida on? kasvatustööd vaja teha. aga Palitšek ei tule meile siia ütlema või Voditška ei tule ütlema, et kas nüüd parem Nõmme või vasak Haabersti. aga meie tahame ilmtingimata öelda. ma nüüd muidugi ei tea, kuidas see tšehhi keeles on, aga vene keeles olen ma kunagi kuulnud, et u nas tak ne poложено. ahah, selle kohta öeldi ka она положена наложена. jaa, no nii, läheme edasi. nüüd luubi all kõrgeim keelejuht Kairi Kaldoja. Eesti keele pärast kurjaks minna ei tasu. no ilus lause no,. ikka veel. aga kusjuures Kaldojale endale, sellest on kahju, et tal ei ole endal mingit lingvistilist tausta, noh kahjuks ei ole, prokuratuur on tal taga. taust, aga. see tähendab juriidikakeel, mitte eesti keel rahvalikus mõttes. nojah, tähendab juriidikas on stiil tegelikult, on kantselei, eesti keeles on stiilid. ja nii, ja kui talt küsitakse, et või küsiti, et kui seda estonglissit tuleb väga palju, tänavatel võib seda kuulda igal pool ja ühistranspordis. ja siis ta ütleb niimoodi, ei usu, et see on katastroof. Eesti keelel on väga palju erinevaid registreid. kas sa oled eesti keele erinevatest registritest midagi kuulnud? oreli omadest olen. akordionil? jaa. bajaanil? võimalik. klavessiinil? no ma ei ole nii paljude pillimeestega vestelnud, aga ma arvan, et kus temagi ilma jääb. kus temagi ilma jääb, muidugi. aga et eesti keelel oleks erinevaid registreid. no aga saab ju niimoodi. saab ka teistmoodi. ja jätkab, see tähendab seda, et me kasutamegi keelt erinevalt, kui me räägime või kirjutame. siit paistab välja üks asi ja muide, siin ei ole Kaldoja mitte erand, see on meil üleüldine. kõne ja keele vahel vahet ei tehta. kui küsida kellegi käest, et olge head, mõningad erinevused, mis on keelel ja kõnel. ta pidas kõne hästi labases keeles. ta kõneles labases keeles. no pidas kõne. võib ka nii öelda. täpselt nii. siin on üks väga kaval asi, vaadake. kõne on igal inimesel erinev. keel on universaalne, abstraktne. kõne on individuaalne ehk isiklik. ja neid erinevusi on veel hästi palju, aga noh, kasvõi praegu need kaks olgu siin välja toodud. aga no kui inimene on sellise ametikoha peale pandud, siis eeldus võiks olla, et ta neil asjadel siiski vahet teeb, aga tuleb välja, et no ei tule välja. ta ütleb veel, teisest küljest on hästi oluline, et need inimesed, kes eesti keelt räägivad emakeelena, saaksid ka tugevad võõrkeelte teadmised. mis asi on võõrkeelte teadmine? ma tean midagi võõrkeelte oskustest, üht-teist. Valdamisest näiteks. aga teadmised võõrkeelte. no et on olemas. kas sa siis mingisuguseid teadmisi omandad võõrkeeltes või tähendab, no jällegi, siin tekib küsimus, miks ei või inimene selgelt välja öelda seda, mida ta on endal selgeks mõelnud? ei oska ju. no aga võib-olla ei ole teadmisi antud juhul siis piisavalt või kuidas. Nad saaksid teadmised
võõrkeelte teadmised, mis asjad on, nad saavad võõrkeelte teadmise. ma tean, et ta on olemas või. ma ei nori siin praegu absoluutselt, vaid lihtsalt tahaks, et oleks no nagu laulus, nagu pintsak, mida pole veel kantud. tahaks ka mingisuguseid mõtteid, mis oleksid selgelt välja öeldud. ja muidu kõlab nagu eesti keel, aga mitte sittagi ei ja saa. annaksid põhjust uhkust tunda selle üle, et meil on jällegi üks ametnik, kes oma alal on tubli, tark ja loodetavasti ka tegus. ja kindlasti on tal motivatsioon hea, stimulatsioon ja veel mingisugused muud asjad ka sinna juurde. põleb raugematus töövaimustuses. jah, aga kui inimene ei valda antud kas tööd või mingisugust muid asju või mingit loomingut või siis tema motivatsioonitase tuleks nulli juures hoida, sellepärast et ta mingeid asju tuksi ei keeraks ja mingeid pahandusi ei teeks nii-öelda. entusiasmi tuleb pidurdada. jah, ja vastupidi, kui inimene on omal alal tegus, tubli, teab, tunneb asja, vaat siis tuleb vastupidi. ei, tuleb ka pidurdada, sest teised ei saa aru. ahah, soo nii, muidu läheb teistel liiga kaugele eest ära, mine tea, siin on ka muidugi oma mõte olemas. nii, aga olgu pealegi, endine Saksa erisaadik Greenpeace'i juures, Saksa kliima eriesindaja, ütleb niimoodi, puhta energia võidukäik on vältimatu, öelgu Trump, mida tahab. ja ta esindab oma ütlustega kliimat. jah, nii. Donald Trump, Covid-19, Venemaa-Ukraina sõda, Trump 2.0. kõik need raputused on 10 aasta jooksul pärast Pariisi kliimaleppe allakirjutamist muutnud globaalse soojenemise üle käivaid vaidlusi tunduvalt tulisemaks, aga samal ajal ka ebasiiramaks. tõlgi ära. no, Saksa sõda. tigedust täis, aga valetavad, kurat. Venemaa sõda, Trump 2.0. kõik need raputused, mis see Trump on ka siis raputus, mida ta raputas või huvitav, aga no niimoodi. kuule, aga siis on üks asi veel, no on sul mingisuguseid mõtteid selle koha, ma suisa võtsin ühendust rahvusvaheliste mereõiguse asjatundjatega. eks viimasel ajal on üks väga sagedane väljend või termini, mida me kohtame, on varitanker ja varilaevastik ja sanktsioonid nendele tuleks kehtestada, kas niisugused, naasugused või kolmandad surgused või veel mingisugused. ja väidetavalt siin Läänemerelgi ja Balti merel on nad siin tegutsenud. nüüd sellist terminit ei tunne mitte ükski mereõiguse dokument nagu varilaevastik või varitanker. see on siis kellegi luulelise kodaniku hinnang. just nimelt. ja nüüd tuleb välja, alles hiljaaegu raporteeriti meile jälle, kuidas Prantsuse eriüksused võtsid nii-öelda rajalt maha mingisuguse suure veretankeri, millel on omanik vahetunud ja lasti jälle minema. isegi Spectator üsnagi selline autoriteetne Briti väljaanne ütles ka, et siin ei ole mitte midagi muuga tegemist kui ainult Macroni isikliku mingisuguse mehelikkuse demonstreerimise või millegi muu taolisega. mitte midagi ei juhtunud, tanker jätkab täpselt samamoodi teed, nagu ta vahepeal oli. 2 päeva peeti teda kinni ja selle 2 päeva eest makstakse ka loomulikult mingisugune tasu. 2 inimest, kes mingisuguse kahtlusega arreteeriti korraks vaid, need on ka loomulikult juba lahti lastud. aga nendest asjadest meil ei kiputa. tõsi, jällegi Postimehe suhtes tuleb respekti üles näidata, Postimees vähe küll ja väikselt, aga on ära maininud. teised mitte piiksugi, kui kinni peetakse, on kisa suur kui tahes, aga need asjad ei ole nii lihtsad, nagu meil näidatakse ja meil neist räägitakse, et piisab, et võtame kinni, piirame ära ja ei lase läbi ja kõik need asjad ei käi sugugi niimoodi, et tuleme veel kord selle juurde, varitanker või shadow fleet või inglise keelest või. Shadow kohe. ja. ja no ma tean Ghost Rider. Ghost Rider muidugi.
Lowrider on ka üks igasti tore lugu, aga niisugune lugu jah, ja ka neid termineid kasutatakse ja neid seda tehakse üpriski tihti, aga mitte keegi ei kipu neid lahti seletama, mida selle all mõeldakse. Ja kui laev on kellelegi maha müüdud, tehing on toimunud, mis see vabandust teie asi on? No võt siin ta on. No ei olnud Toljas ilmselt. Ja siis kusjuures Eesti Rahvusringhäälingus ma kuulsin kogemata kombel räägiti sellest laevastikust ka. Ja Soome andis ju ametlikult teada, et nende kohtutel ei ole voli nende asjade üle otsustada. Ei, kuna omanik, tähendab omanik, kes selle laeva omanik on, kus ta registreeritud on, kus ta registris on, selle riigi kohus peab sellega tegelema või siis äärmisel juhul meeskonna liikmete kodakondsusriik, ehk siis kelle kodanikud need laeva meeskonna liikmed on, kaptenist alates ja lõpetades madrusega. Need on ju ka tihtipeale rahvusvahelised. Nii et kuidas moodi. Ja Soome kohus ütles otse välja selgelt, et nendel ei ole voli nende üle otsustada. Meil teatas Rahvusringhäälingu entusiastlik saatejuht, aga mingi otsus sealt ju tuleb ja kuskilt peab ikka alustama. Otsus oligi see, et neil ei ole voli otsustada. Klaarige ise oma jama. No jah, imelik küll. Muide, endine Briti kaitseminister Ben Wallace, kes tänasel päeval on endine kaitseminister, ütles, et Krimm tuleb ära lämmatada ja muuta ta elamiskõlbmatuks, nii ütleski. No seda on kõige parem teha tuumapommiga, kui ma ei aga tähendab, ma saan aru, et Ukraina tahab endal territooriumi tagasi saada, seal hulgas ka Krimmi, aga kui see on elamiskõlbmatuks muudetud, siis kuidas sellega nüüd on siis? No siis saab seal marsikulgurit katsetada. Aga võib-olla, muide keele koha pealt on ka väga kiuslik küsimus tekib. Ukrainas on ametlikult ju praegu kehtestatud niimoodi peaaegu, et teiste keelte lauskeeld. On ja on ka vägivalla juhtumeid. Ja on küll, jah. Ja ametlik on ukraina keel. Praegu on Krimmi territooriumil 3 ametlikku keelt. Vene, Ukraina ja tatari. Aga kuidas, kas see ei oleks siis olnud tatarlaste mingisugune diskrimineerimine, kui nad oleks kohustatud ka või kuidas sellega oleks? No ei tea. Me hakkasin nii. Aga Tarmo Tamm ütleb. No vabandust. On olemas termin riigikeel, mille esinduslauseid sa praegu loed. Miks siis tatarlastega ei või nii teha? Jah. Nõukogude ajal tehti niisugust nalja, et kutsumata külaline on hullem kui tatarlane. Ja siis tatarlased olid läinud Moskvasse pahameelega, et kuulge, see kõnekäänd tuleb ümber muuta. Et ei olnud, kuidas see ikkagi meie ahistamine tehtigi ümber. Kutsumata külaline on parem kui tatarlane. Aamen. Jah, olgu. Tarmo Tamm ütleb, Eesti majandus edu lahendus on, mis sa arvad, mis asi? No mis siis seekord on? Biomajandus. Biomajandus. Biomajanduse sisu on fossiilse tooraine asendamine bioloogilise tekkega ehk taastuva toorainega, millele lisanduks materjalide korduv kasutamine ehk ringmajandus. See tähendab fossiilse toorain. Fossiilne toorain on kivisüsi või võtame meie tingimus põlevkivi. Põlevkivi, mis tekkega see põlevkivi on? Tsimsalabimma brakadabra. Ei, aga seal on ju... No, pole parata. Bioloogilise tekkega. No, ei saa olla... Mis seal põleb? Seal see
bio just nimelt põlebki no,. Ja nüüd ja sellele lisanduks materjalide korduvkasutamine. Võtad selle põlevkivi kamaka, põletad ära ja põletad pärast uuesti ja jälle uuesti ja jälle uuesti. Või lähed restorani ja saad taaskasutatava prae ja saab järgmine taaskasutatava. Mis on natuke väiksem vist ainult. Ei no võib-olla teise vormiga. Ahah. No nii, läheme siit ruttu edasi. Lähme. Mõni või praegu istub laua taga ja pani võileiva tagasi. Madle Lippus ütles, Liivalaia trammi on vaja, Kõlvarti ei mentaliteet peatab linna arengu. Liivalaia trammi on vaja. On vaja. Tähendab, milleks on vaja, seda ei ole öeldud või kellele on vaja, ka ei ole öeldud. Kõlvarti ei mentaliteet peatab linna arengu. Mis asi on Kõlvarti ei mentaliteet? No vaata, teatud juhtudel mulle tundub, et Kõlvart mõttes hüüab mõistus appi. See peatab linna arengu. Linn on Liivalaia tänav. Ja seal sõitev tramm. Ja muu on juba agul või maa. Selge. Ja muide, Liivalaia trammiga seotult lugesin mina ühe härrasmehe rehkendust, et kui teha sinna nii lai kergliiklustee ja 8 rida 2 suunas jalakäijate teed ja mis kõik ja autod ühe rea peal sõitma, et tramm veab kõik, kes soovivad liikuda, siis tema rehkendas välja, et tramm peab käima iga 2-3 minuti takka. See oleks siis üks liitvagun peaaegu. Aga kui trammi ringtee on ja trammi vedur on ühendatud viimase vaguniga, niisugune. No jah. Siis saame niisuguse pöörleva transpordiketi. Ja see peab 2 suunas pöörlema siis. Aga miks? No jah, kui sa juba sinna läksid, siis istu seal. Ja naudi trammisõitu. Jah, 19 aastat on Via Balticat või seda seda Rail Balticat ehitatud. 19 aastat, 2 miljardit on kulutatud. Ühtegi rööbast maas ei ole. 13 kuud aastal 1870 ehitati Balti raudteed, 411 kilomeetrit. 25 raudteejaama, 46 silda. Ei olnud ei ekskavaatoreid ega krusasid ega mobiiltelefoni. 13 kuud tehti valmis. Nüüd 19 aastat. No aga meil on ametnikud. Kinnitusi on vaja. Laatistusi on vaja. Väga hea. See on väga hea, et seda kõike on. Ja seda on kõike hea kuulda, et seda kõike on rohkem vaja. Minister Kallase vastulek, Kristina Kallasest on jutt. Keskerakond meelestab eestikeelse hariduse vastu ja tahab eraldi vene koole. Keskerakond meelestab eestikeelse hariduse jällegi. Kristina Kallas ei ole siiamaani haridusministrina aru saanud, et ei ole olemas ei eesti, vene ega hiinakeelset haridust. Õpe võib olla eesti, inglise, vene, hiina, ükskõik mis keelne, õpe võib olla. Haridus ei saa olla, aga kui see käib haridusministril üle jõu, see arusaamine. Huvitav, kuidas sa tema meelest räägiksid, kui sul oleks tema terminoloogiat kasutades venekeelne haridus? Ei tea. Muide, siin on Jaan Toots hiljaaegu võttis mingisuguses raadiojaamas, mingi valimistega seoses võttis sõna ja kallati otse kohe üle virtuaalse sõnnikuga selles mõttes kui audiosõnnikuga, jah. Kui ta ütles, et tegelikult võiks ikkagi olla kuidagi niimoodi, et eesti keelt võiks hakata õppima juba sõimeealisest peale ja siis, kui sa esimesse klassi tuled, on sul eesti keel selge ja rahulikult asuda õppeprogrammide juurde, omandama kõike seda, mida koolis pakutakse.
ja väljaspool kooligi heas eesti keeles. Nüüd on ju niimoodi, et 4. klassist ümbrus venekeelne, perekond venekeelne 4. klassi, kus on õpetaja, kes vaevalt räägib eesti keelt, õpetab sulle füüsikat eesti keeles. See on tead nagu võrrukene omal ajal Nõukogude armeesse. Kas mida meil vaja on? Kas meil on vaja kannatavad kes? Kannatavad loomulikult need vene keelt emakeelena kõnelevad õpilased ja kannatavad loomulikult ka need eesti keelt emakeelena kõnelevad õpilased, kellel on koolis ja klassis ja tunnis igav, sellepärast et kogu tähelepanu on pööratud neile õpilastele, kes ei saa mitte millestki aru. Ja nii jääbki edasi, 5., 6., 7. klass, kõik ja lähebki ja tulemus on katastroof. Milleks sellised eksperimente taseme ühtlane langus. 1918 kuni 1940 algusest peale, siis tehti muide teadmiste põhiselt asju aeti. Olid erinevalt, õppekeeleks oli saksa keel, vene keel, eesti keel. Erinevates koolides riigikeel oli eesti keel, tulid õpi, mis keeles tahad, tuled koolimajast välja, puutud kokku nii-öelda riikliku reaalsusega ja see on eesti keel. Ei mingeid tõlke, ei mitte midagi. Õpid ära ja ongi kõik. Koolis siin ma soovitaksin veel headel vaatajatel, kuulajatel meenutada või üles otsida Hermauruse ütlemine keelte kohta. Jah, ja muide, sellega ei tehtud midagi muud, kui kaitsti oma eesti keelt. Sellepärast, et baltisakslased võeti antud juhul eeskuju. Kui sa 2/3 eesti keelt ja 1/3 vene keelt paned kallad segamini, no sealt ei tule ei eesti keelt ega vene keelt, sealt tuleb mingisugune suržik, nagu Ukrainas praegu on. See on mingisugune segakeel, afrikaans, palun väga, neid näiteid on maailmas kui palju. See teeb karuteene meie enda armsale emakeelele. Rohkem ei midagi. See tarkus on väga vana, aga kuna poliitikud eesotsas Kristina Kallasega sellest vist kuulnud ei ole ja teada ei tahagi, et õppida, no keelduvad kategooriliselt. Ja siin ei ole üks nii juttu haridusministrist, siin on valdav, mattev osa ei taha õppimisest, millegi teada saamisest, enda harimisest, kuulda ka. Ja keeltesse, mis puutub, no võib-olla Anton Hansen Tammsaare on natuke liiga kõva näide, mis keeltes tema luges ja kirjutas. Ta tõlkis Dostojevskit. Ilma Dostojevski loominguta, ma ei tea, kas meil oleks praegu tõde ja õigus või ei oleks. Ja milline eesti keel. Suurepärane. No nii, aga Vikerraadio hommikuprogrammis Viker hommik rääkis perearst Piret Rospu. Jälle loen ette praegu hiljutisest väitest, kus USA president Donald Trump seostas autismi vaktsiinide ja paratsetamooli kasutamisega raseduse ajal. Arsti sõnul on sellised väited äärmiselt ohtlikult, sest nad moonutavad teaduspõhjast arusaama inimkeha toimimisest ja võivad otseselt mõjutada inimeste tervisekäitumist. Esiteks, mingit tervisekäitumist ei ole olemas. On inimese käitumine ja ongi kõik, nagu ei ole olemas liikluskäitumine. Muidugi inimene käitub hästi, aga liikluskäitumine, tähendab, no liikluses ta tegutseb niimoodi. No see on nagu vaimne tervis ja kõik muud, mis on praegu muutunud eriti populaarseks. Inimesel ei ole mitut tervist. Ei ole, lihtsalt. Inimesel on üks tervis. Ja WHO määratlus on selle kohta olemas, see on vaimse, füüsilise ja sotsiaalse seisundi ehk heaolu ühtsus. Nii, see on tervise definitsioon. Eraldi see, muidu on täiesti terve, aga südame tervis on tal väga kehv, suri ära. Aga täiesti terve oli, ainult südame tervis ei olnud hea. Muidu on täiesti terve, aga no, aju tervis ei ole suurem asi, enam mõelda ei suuda, liikuda ei suuda, kõik see on läbi. Siukse huvitava vaimse tervisega, aga muidu on väga terve, jah. Muidu on täiesti terve inimene, ainult aru ei saa, mis teeb ega midagi. Pane või linnapeaks. Ja,
see muide võimalus on olemas antud. See on saksa kirjandusklassikast, vallas küll, aga ikka. Nii, Rospuu rõhutas, seesamane perearst ütleb, autism ei ole haigus. See ei ole deviatsioon, see on täiesti, inimene on täiesti terve, ainult et ta on autist. Tal ei ole... No aga ega tal ei pruugi ju nohu ja köha olla. Aga jah, seda muidugi. Vaid närvisüsteemi arengu eripära. No inimesel ei ole ühte jalga, see on lihtsalt tema füüsilise arengu eripära. Tal on kõik korras. No ärme nüüd ja see on eripära. Värdjate muuseumisse ka... Ei, aga see on doktor ja teda tsiteeritakse. Võt selles on kurb lugu. Jah, ja autism, see on lihtsalt, tead mis asi see on või? See on lihtsalt üks viis maailmas olemiseks. No näed. Aga ma olen mõrtsukas, see on minu viis maailmas olemiseks. Lihtsalt üks viis. Aga mis te õiendate muga? Ja sul on oma eetika. Mul on empaatiakeskus, puudub peaajus, on olemas selline asi. On. Noh. See on psühhopaatidel ongi see nii ära pidurdatud. Ja see on psühhopaadi üks või sotsiopaadi üks viis maailmas olemiseks. Miks me peaksime seda taunima? Miks ta ei võiks olla meil linnapea näiteks? Muidugi, see on tema viis maailmas olemiseks. Ilus viis. Jah, võt niimoodi. Muide maailmas... Ka nende asjade üle on väga palju vaieldud ja hiljuti Saksa parlamendis toimus ka suur vaidlus ja nende Grüne Erbsenite ehk siis roheerneste ja roheliste igasuste muude vahel ja siis Merts võttis sõna ja siis Alice Weidel ka, see on Alternative für Deutschland, alternatiiv Saksamaa jaoks selle juht, kes on muide praegu kõige populaarsem partei Saksamaal. Aga see on jälle vale, sellepärast, et meie esindajatele see ei meeldi ja siis unustatakse ära ja siis räägivad Rospuud ja ma ei tea, kes veel siin sahknab. Aga tuletame meelde, et Alice Weidel on, kus ta tuli? Ta oli pikka aega tööle Goldman Sachsi pangas. Ta on majandusdoktor. Ta üldiselt teab, millest räägib. Mitte ei räägi, mida teab. Nagu meie omad. Nii et võiks siiski, boks käib erinevates kaalukategooriates ja võiks enne järele mõelda, kui meil siin kedagi süüdistama hakatakse. Üllar Lanno ütleb meile niimoodi. Valjuhäälsematele raha juurde kühveldamine meid tervishoiu katastroofist ei päästa. See tähendab, et tervisekatastroof on meil tulemas. Rospuu räägib meil siin samas, on lihtsalt katastroofis elamine, nüüd parafraseerides, on lihtsalt üks viis siin hakkama saamiseks. No jah. Miks meil ei võiks see katastroof siis tulla? Ja mida see Lanno õiendab? See tuletab mulle meelde ilusa Stachami ütluse, et enne kui inimese sitast välja aitad, mõtle, äkki see on tema loomulik keskkond. No muidugi. Ja lisab, tervisekassa vahendite tempokas vähenemine ennustab katastroofi. Võt meil on vahend, on jälle üks niisugune sõna, mis on meil rahalised vahendid. Kuule, osta mul üks jäätis, palun. Kuule, mul rahalised vahendid on praegu sellised. Selle asemel, et öelda, et kuule, mul ei ole raha. No see on sredstva. No see ei ole. Olgu. Mart Laar on sõna võtnud. Nüüd pane need asjad kokku. Nüüd ma siis laulan jälle, ütleb niimoodi. Tähelepanelikult kuulame. Olen absoluutselt veendunud, et Eesti Panga nõukogu praegune koosseis ning esimees saavad oma ülesannetega suurepäraselt hakkama. Tähendab, kõik on väga hea, nad saavad oma ülesannetega suurepäraselt hakkama. Ja nüüd, sest olukord on ikka ähvardav tõesti. Eelarvest on tavalisel inimesel küll endiselt lootusetu aru saada, nii et seda võib tõepoolest tegevuspõhiseks
totruseks nimetada. 3 aastat on seetõttu valitsusele ette heidetud, et esitatud eelarve ei vasta põhiseadusele ning igal korral on peaminister või rahandusminister vastanud, et neil on väga kahju, sel korral veel ei jõutud, aga järgmine esitatud eelarve on täielikult arusaadav. Mida ta kahjuks aga jälle mitte pole. Pane need 2 asja nüüd kuidagimoodi kokku. Kõigepealt Eesti Panga nõukogu praegune koosseis ning esimees saavad ülesannetega suurepäraselt hakkama ja siis tuleb olukord on ähvardav. See tähendab, et kas see ülesanne ongi siis olnud asi sinnamaani viia, et olukord olekski. Mart Laar õõnestab praegu Euroopa Keskpanga aluseid, sest Eesti Pank on Euroopa Keskpanga täisomand ja ma ei tea, palju ta meisse puutub. No olgu pealegi. Kuule, aga läheme edasi. Tallinnana osutab keelelistele vigadele bussiekraanil. Transpordiameti sõnul on laused korrektsed. Transpordiamet võiks endale palgata mõne inimese, kes natukenegi inglise keelest midagi teab. Antud juhul oli tegemist inglise keelega. Ja neid kõikvõimalikke loosungeid, keeleliselt täiesti ebakorrektseid, on kõik kohad täis. Neid on igal pool, alates mingisugustest üleskutsetest liigelda viisakalt ja kus Tallinna tänavad on nimetatud saanud ühte järgi maanteedeks, roads, ma pean silmas ja nii edasi. Igast mingisugusest hauatähisest on saanud monument ja tähendab, neid keeletarkasid on niivõrd palju. Kasutatakse valesti, rääkimata eesti keelest, mis on igapäevane. Ja see samane ministeerium, mis seisab hea keeleliste igasuguste väärarengute eest ja oma keele säilimise ja puhtuse ja selle eest kirjutab ministeeriumite kodulehel ministeeriumi idee peaks olema. Ministeerium on seminar tüüpi sõna, käändub samamoodi nagu seminar. Igal pool ja kui juhid tähelepanu, ma juhi pärast helistasin ükskord. Vabandage, teil on seal valesti. Ei ole, see on õige. Ale aiakta est. Nii ongi. Kellele sa kaevad? Sul ei ole mitte midagi. Nii, läheme edasi. Joller rääkis ÜROs alkoholist. Et inimesed lähevad segamini tänu alkoholile ja alkohol põhjustab ka igasuguseid lisaraha kulutusi ja nii edasi, nii edasi ja nii edasi. Kui võtta alkohol üldse päevakavast maha, likvideerime ära, kui suur on see summa, millest riik ilma jääb? Alkoholism on riigi truuduse üks vorm, ütles Veiko Huovinen. No, riigikassat täidab ikka üsna jõudsalt, aga veel hullem on minu meelest, kui inimesed täiesti kaine peaga segast juttu hakkavad rääkima, nagu antud juhul Joller. No. Tema võib. Mõni võib, olgu pealegi. Nii, ETV peatoimetaja Ekaterina Taklaja ütleb, üks suur tööalane unistus on täitunud, ma ei tea, millest see seisneb, aga Jelena Taklaja ütleb, et ETV Pluss, meil raha ju ei ole. Ütle, kas on sulle kohale jõudnud, miks Rahvusringhääling, Rahvustelevisioon peaks üldse mingisuguseid venekeelseid saateid tegema? No miks tal on vaja meelelahutussaateid? Miks tal on vaja vaataja? Ei, aga venekeelne antud, meelelahutus, palun väga, eesti keelde kõik, riigikeeles kõik. Milleks seda vaja on? Kurat seda teab. No, mina ka ei tea. Ma ei loodanudki sellele küsimusele vastust saada, aga mul endal ka ei ole. Ma ei tea, miks seda vaja on. Ju siis raha on, ju siis on mingi hulk inimesi, kes on vaja tööle võtta, ju siis on, ju neil ei ole kuskile mujale minna. No jah, vaata, kui see oleks nüüd eraõiguslik, siis oleks vaja, tahad või ei taha, aga kuule, tervisest veel, ma praegu tõttan, jooksen, meil lõpeb aeg otsa. Tervisest veel nii palju.
suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll ütleb. Teaduse kaasamine on Eesti tippspordi tervise seisukohalt hädavajalik. Tuleb välja, et ka tippspordil on tervis. No ikka juhtub. Ikka juhtub, selge. Yoko Alender ütleb. Sina, mina ja auto. Algab romantiliselt, kas pole? Ja kohe nagu 60ndate aastate film. Nõretav jutt autost kui vabaduse kehastusest läheb märgist mööda. Nõretav jutt autost kui vabaduse kehastusest. Kui me räägime autost kui vabaduse kehastusest ja sümbolist, pigistame me silma kinni väga paljude inimeste tegeliku vabaduse ees. Sa saad aru või? Keegi ei vaidle, et auto on hea ja vajalik küll, aga tuleb kaitsta igaühe vabadust. Noh, tead, eks ta natuke... Oota, mis see vabadus? Vabadus millest? Vabadus milleks? Aga huvitav, aga noh, võib-olla kui poeetiliselt, võib-olla isegi kui see riimi panna või ma ei tea. No liebe Freund, aga võtame Tartu nähtuse autovabaduse puiestee. Aga loeks selle kuidagi heksameetrit ette, nagu metamorfoosid Ovidiusel. Aurea prima sätääst, äätäkve vinditse nullo. Noh, autos kui vabaduse kehastusest, sümbolist. Kehastusest tuleks veel. Kuidagi nii. Olgu, Aimar Ventsel ütleb, kui vallutada Venemaa Arktikas, ei saaks ta vastu hakata. Antarktikas seda enam. Kui vallutada Venemaa Arktikas, kui vallutada Eesti kiviõlis näiteks, no siis ei saaks. Vallutada Eesti, minu pärast Inglismaal. No hämmastav, aga Kuperjanovi pataljoni ülem ütleb, meie roll on lihtne, seisata ja hävitada Vene väed. Ja hävitada Vene väed. Seista ja hävitada. Jah. No nad seisavad ka millegi eest, nii nagu oli ju kenakene valimisplakat, et meie seisame sinu eest. Sina võid külili. Kuule, aga nüüd keegi Teet Korstal ütleb, Putini propaganda made in Tallinn. Putini propaganda. Me ei ole poolt, me ei ole vastu, me ei võta seisukohta. Antud juhul meid huvitab see tekst kui selline, see stiil. Mida see sulle meenutab? Putinistlik propagandamasin on maailmas lausa unikaalne. Venemaa võib olla sõjaliselt nõder, mida nägime nurjunud operatsiooni Kiiev 3 päevaga põhjal, aga tema propagandamasin ei ilmuta väsimuse märke, kirjutab ajakirjanik ja tõlkija Teet Korstal. Millal oli operatsioon Kiiev 3 päevaga? Niisugust pole kunagi olnud. Siin kuulutati küll midagi. Niisugust operatsiooni pole mitte kunagi olnud. Operatsiooni ei ole olnud, aga siinsete hinnangul... Me võime hinnata siin ükstapuha. Kuula nüüd, Venemaa täiemahelise sõjalise kallaletungi järel Ukrainale keerati Eestis kinni Venemaa propagandistlikud televisioonikanalid ja samuti ei ole Eestis kergesti kättesaadav enamik putinistlikust propagandast veebis. Seda enam torkab silma Eestis tegutseva Oleg Besjedini tegevus, kes umbes 6 korda nädalas toob oma YouTube'i saadete kaudu vaatajatele koju kätte Putini Vene propaganda kõige võikamad tegelased. Ta pidi tooma need, kes siin elavad, need kõige võikamad tegelased, need elavad siis siin. Algas Putini propaganda made in Tallinn, kas Putini nõusolek saadakse ka igale asjale? Ei tea, ei tundu usutav, et Mehhik ise leiab kõik oma saatekülalised. Tundub, et Besjedini näol on tegemist partisaniga vaenlase tagalas, kes tegutseb koordineeritult Moskvaga, kus ta laetakse pidevalt ette sobivaid saatekülalisi. Selle kirjutise eesmärk pole muidugi reklaamida Besjedini ajakirjanduslikke saavutusi, vaid iga Eesti elanikkond võiks olla vähegi kursis, mis vaenulikul propagandarindel toimub. Enne ta ütleb, et kõik on kinni pandud ja nüüd võiks olla vähegi kursis, mis vaenulikul propagandarindel toimub. Mis see nüüd on siis?
see on, vaadake kõik või? vaata, see on propagandisti lapsus lingue. Aa. Võib-olla, aga ma ei ole kindel. Nii, Anastasia Tiido on olemas, portaali Russ Postimees ajakirjanik ütleb niimoodi. Jutt on sõjavägede ümberpaigutusest või siin Eesti territooriumi mingid pildid kuskil ilmunud, keegi on kuskilt mingit tanki näinud, olgu, see ei ole antud juhul, me räägime taas tekstist. Ühendriikides nimelt on cavalry siiamaani ajalooliselt jäänud ratsavägi jäänud kasutusele ja kasutatakse ka mitmete väeosade puhul, mille koosseisus on ka soomustehnika, sealhulgas tankid. Ja nüüd Anastasia Tiido ütleb niimoodi. Kuigi nimetuses on kavalerii, on see ajalooliselt säilunud üksuse nimi. Tänapäeval täidab üksus ülesandeid alates luurest kuni tankilahinguteni. Kuigi ühenduse nimes on siis kavalerii. Nii kirjutatud. Kavalerii, mitte kavaleeria. Ei, kavalerii. Mis sõna see sükne on? Huvitav sõna. Jaa. See kõlab nagu popurrii, kikerikii, kavalerii, hi-hi-hi. Just sõna ei ole olemas. Seda saaks vene keeles selles vormis kasutada, aga siis tuleks igratkoje veel peale kuhugi. Nii, olgu, Venemaa, jälle pealkiri, Venemaa viib Valgevenesse üleheli kiirusel Oresniku tapamasinad. Viib üleheli kiirusel. Kuidas ta neid siis sinna viib? Läinud, selge, olgu. Rein Annusver ütleb Tallinna südalinna liikluse odavaim lahendus. Muudame läbimise ebamugavamaks. Küll nad autojuhid harjuvad kiiresti. Vot just! Muudame, ravime kõhu lahtisust juurdepääsu piiramisega peldikutele. No jah, või õmbleme kinni. Või õmbleme kinni. Nii, aga Aimar Altosaar ütleb niimoodi. Nüüd me teame, et olime väga naiivsed. Mina seda enda kohta küll öelda ei saa, pole kunagi olnud. No sellepärast sind ei sallitagi. Mina ei olnud ka komparteis, mitte tundi ega päevagi. Seal vedasid ka all. Aga kirjutajad on küll olnud. Muide, enne kohalike valimisi võib-olla lõpetuseks üks väike lugu, mis isiklike kogemuste rikast Varasalvest, mul väga hea sõber siiamaani, väga tark inimene, ajaloo lõpetanud Tartus ja eitsime koos hommikupooliku ülimalt seiklusrikkalt, ma olin vist 3. ja sõber oli 4. kursusel. Ja siis tavaliselt ikka käisime seal Humala nimelises õllesaalis aeg-ajalt üks tihti. Ja see oli nagu loengusaal, ega seal see õlle joomine polnudki kõige tähtsam. Seal peeti isegi loenguid ja seal oli äärmiselt intellektuaalsed ja huvitavad vestlused, mis kandusid tihti peale auditooriumist edasi otse sinna. Õppejõud käisid seal täpselt samamoodi ja loengud jätkusid, nagu ma ütlesin. Ja veetsime hommikupooliku seiklusrikkalt ja tegemist oli laupäevase päevaga ja sõbral pidi olema just pärastlõunal arhiivinduse arvestus, nagu mitte eksam, aga arvestus. Ta ei olnud seal eriti kohal ei käinud ja siis jätame professori nime ka ütlemata, ütles, et te ei ole kuigi palju kohale käinud, et ma teen teile asja natuke raskemaks, tulete nädala pärast, et siin on teile materjal, tehke endale selgeks ja kuigi no mees oli niisugune, et tal ei oleks neid vaja olnudki, ta on tõesti andekas. Ja ärkab üles, näiteks teise ilmasõja suudab sul kompanii täpsusega üles lugeda, aga olgu pealegi. Ja siis läksime sinna õllesaali, mõtlesime, et mis asja nüüd teha, raha ka ei olnud ja laupäevane päev vaatasime niisuguse jämedama kampsuni ja juba punase näoga sibulamüüja leidsime otse kohe üles, no me teadsime, kes missugune on, kellele tasub juurde ujuda, teha oma kurba tudengi nägu ja tavaliselt ikka tehti sulle välja ka. Tol ajal tehti. Tudengid, ma ostan teile paar õlut. Ja istusimegi ühe sellisele ligi ja aga vees ei kippunud üldse kuidagi moodi välja tegema ja siis sõber ütles, et kuule, et me oleme, vaata, et ma olen siin resident. Mis president? Ei, ära pööra tähelepanu, et
ega sa ei tea, kus siin Lääne-Saksa markasid saab vahetada. No mis asja, ei tea. No kuule, siin on mõningad ettepanekud, kuule pane siia paar õlut laua peal lihtsalt pildi jaoks, nagu keegi ei pööraks tähelepanu, et me siin räägime. Meil võib väike valve ka peal olla ja meid võidakse natukene isegi jälgida, aga siis ei pööra keegi tähelepanu. Mees telliski õlled ette ja umbes 3. või 4. ajal hakkas sõber rääkima, et kust sa pärit oled. No Varnjast. Selge pilt. No kuule, aga asi on selles, et me siin varsti hakkame riigikorda muutma, et ma olen siin Saksa luure resident ja homme vahetan raha ära või esmaspäeval tuleb teine agent, kes raha vahetab ära. Mul tuli see väga kiiresti tuli see siia sõit, kuna kõik hakkab nüüd väga ruttu toimima, et sa oled sealt Varnjast, sa tundud niisugune normaalne mees olevat. Kuule, kas sa vallavanemaks tahad hakata? Mees muutus otsekohe tõsisemaks, osavõtlikumaks ja kuule, aga siis tuleks teha nimekirjad sellised, et kes on niisugused imelikud mehed ja kes tuleks kohe vastutusele pärast seda võtta, kui võim vahetub. Aasta oli mingisugune 79 või midagi taolist, 1979. Saad kirja panna äkki? Oi, muidugi. Ei ära praegu siin kirjutama hakka, et kodus kirjutad, paned kõik kirja. Ja ühtlasi, siis oli juba mingi 6. või 7. kann. Need kannud muide, mida Eikats lavale tõi, lauale, need ei olnud kunagi 500 grammi, need toodi 2 kaupa ja need olid mingi 400 või natukene peale. Aga keegi ei pahandanud. Sa hakkas rääkima, et sa oled sealt Varnjast, et sul on seal sadam ju seal samas. Jaa, kuule siis paned kirja hommikul vara, mis järjekorras paadid lähevad, seal igal paadil on ju see mingi täis peal, Ö233, V277 ja nii edasi. Paned kõik kirja, kuidas lähevad ja kuidas pärast tagasi tulevad, mis järjekorras, sellepärast see on ülioluline. Nad käivad ka mingit infot edastamas ja arvesta sellega, et see on väga tõsine asi. Kas sul jääb kõik meelde? Ainult ühe lepime kokku ja vallavanemaks saad. Vanamees oli kujutuspildis selleks ajaks juba vallavanem valmis, ütles, kindlasti ma teen need nimekirjad ära mölakatest ja kõike. Ja kauaks ma siis vallavanemaks saan. Me võime sust eluaegse teha. Vaat see oleks väga hea. Mees ka juba natukene õlut võtnud. Ja siis vanamees küsis lõpuks, et me hakkasime ära minema, aitus küll, isu täis juba ja küsis, et aga kuule, aga kuhu ma saan need andmed edastada. Sõber mõtles natuke, andis talle paberilipake ja kirjutas sinna selle õppejõu professori koduse telefoninumbrit. Helistad sinna pühapäeva hommikul ja hakkad, ühtegi sõna ei ütle ja hakkad nugema paadinumbreid. Ö237. Kui visatakse toru ära, mitte mobiiltelefon ei olnud ju kodus, see tavaline telefon. Visatakse toru ära, see on konspiratsioon. Võtad, valid uuesti ja hakkad uuesti helistama. Ja loed jälle numbreid, sinna kus pidama jäid, sealt jätkad. Visatakse jälle toru ära, võtad jälle toru ja hakkad jälle numbreid ette lugema. Läksime pidulikult lahku, käskisime konspiratsiooni hoida, koduma ei unusta, umbes nagu Bender siis juba, surematu leitnant Schmidti lapselaps. Ja läksime lahku. Umbes 1,5 aastat hiljem, siis kui oli sõbral lõpetamine, läks ta selle professori juurde, küsis vabandust, et ega teil kunagi 1,5 2 tagasi ei juhtunud mingit niisugust jama, et keegi hakkas helistama ja mingid jaburdusi seal telefoni teile ajama. Professor oli kõrval, professori nägu selgines, ütles, nime, ma kägistan su siin samas, ma pidin telefoninumbri ära vahetama, sellepärast, et onkli soov ja tahtmine vallavanemaks saada oli nii kõva, et ta nädal otsa järjest helistas kuni sinnamaani välja, et auväärt professor pidi oma telefoninumbri ära vahetama. Aga juba siis kangastus mehele vallavanema tänulik amet. Ma ei tea, mis tast tänaseks päevaks saanud. Võib-olla ongi vallavanem. Ja kuhu ta oma nimekirjad on pannud, vaat seda ei tea mitte keegi. Briljantne lugu, poliitik
visadusest, ta trügib sinna, nagu ütlevad klassikud, pigi pea, see ei sobi. Aga hea küll. Mingisugune vallavanem muide, kes ajalehtede veel kui sõna sai, Eesti Vabariikul ei olnud 20 aastat, aga ta oli enne kohaliku töörahvasaadikute nõukogu täitevkomitee esimees. Ja ütles, et ta on vallavanem juba 30 aastat olnud. Tähendab, tema jaoks ei olnud riigikord ju muutunud. No loomulikult, võim on mängu nimi. Aga ole tänatud, Andres Raid, olge tänatud kõik, kes te toetate meid, no püsima jäämises, kaljunas seismises ja nii edasi. Ilma teie toeta oleks väga raske ja meie püha sõda üheskoos läheb loomulikult edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.